Kuidas tunne on? Ma ei kuule. Kuidas see tunne ikkagi teil on siis täna? Väsinud olete kõik, jah? Kõik tahaksid magama minna ära. Natukene veel. Ei, teeme nüüd selle osa, et teil on nüüd aega esitleda oma mänge. Aga see ongi puhkusreis teil praegu, puhkusreisi eest. Tulete siia, 5 minutit on teil aega, et siis rääkida, esitleda, rääkida muredest, rõõmudest, mis teid valdasid selle džämmi ajal. Ja ega midagi muud polegi, kui hakkame pihta. Kohe esimese mänguga, esimene tiim on Hüüumärk tiim ja mängu nimi on Banished. Palun tulge lavale. Aplausiga! Kelle kätte võid ma Tervist, me oleme Hüüumärk tiim. Meil on siin Kaarel, Hendrik, Siim, Kevin, Adelina ja mina olen Taavi. No, meie tiimis oli 4 programmeerijat, 2 kunstnikku, et siis me programmeerisime ikka tormi üles. Et me otsustasime siis, et kui oli The Depths, et no, mis on klassikaline mäng, selline on ikkagist august allakukkumine ja siis noh, mingite asjade dodžimine ja siis noh, tavaliselt mingisugune aarde kogumine, sorry. No ma olen nats väsinud, sorry. Aga põhimõtteliselt meie mäng on suhteliselt lihtne, et meil on selline genereeritud maastik, eks tunnel, mis meil siin tekib. Et ma ei tea, meil vist debug release ei ole, me näidata ei saa, aga tegelikult siin see tunnel on praegult käigu pealt genereeritud ja midagi nagu mängu tööle pannes ette genereeritud ei ole. Et noh, see oli üks paras jändamine tegelikult. Et me otsustasime, et me tahame kõik teha täiesti suvaliselt ja suvaliselt genereeritud. Ja et gameplay on suhteliselt lihtne, aga tahtsime seda loo elementi siis häädida väga palju. Et meil on selline suhteliselt hästi seletatud tegelikult lugu. Et no, aga ega ta väga raske pole ka, et pole palju seletada. Et põhimõtteliselt ingel, keda Jumal viskab taevast välja ja siis pead põrgus niimoodi hingi kinni püüdma ja no siin vahepeal sured ära. Üks märge küll, et mäng on tegelikult ekstreemselt raske, sellepärast, et hinge töös võtmine kusjuures tõstab mängu kiirust ja teeb mängu päris keeruliseks ausalt edasi. Ja vahepeal on ka kohad, kus on, sest vastas on ka kõik suvalised. Et on kohti, kus sa lihtsalt ei saa midagi teha põhimõtteliselt. Aga selles mõttes meil väga palju nagu probleeme ei olnudki, ma ütleks. Et sellised suuri blokaade või midagi, et mis tekkis. Kuulsime, et kui me lasime oma pildi välja, et siis miski pärast tutorialil osadel katki, ausalt öeldes pole ühtegi juhtu näinud, et kus see kellelgi juhtub. Me saime selle kusjuures isegi Androidis APK-ga nagu Samsungi peal tööle. Ma ei tea, mis juhtus. Aga et see oli põhimõtteliselt nagu ainuke häda, mis meil otseselt oli. Et minu arust panime tegelikult päris mingi huvitav mängu kokku. Et suutsime seda suhteliselt nii-öelda igavat koopa kukkumist natukene huvitavamaks teha sellise, just selle, ma ütleks selle kiiruse elemendiga. Aga siin väga erilist palju ei ole rääkida tegelikult.
et ma olen niigi siin aega võtnud. Et kas keegi tahab veel midagi öelda? Tundub, et mu tiim on kardavad ja natuke vaiksed. Kas keegi tahab midagi küsida? Jah, tulen kohe sinna. Mul on selline küsimus, et mis nende sosistamistega on seal taga taustas, et kas need on nagu enda tehtud või võetud kuskilt, sellepärast, et mõnikord tundub sõnad tuttav. Kõlab tuttavalt. No ma ei tea, keda sa tunned, aga netis on päris palju inimesi tegelikult, aga et ei, ikka netist on võetud. Aga no muidugi kõik on võetud saitidelt, kus saab kasutada täiesti, ei pea kellelegi kreditit andma või mitte midagi. Väga vinge sait freesound.org. Nojah, main muusika, jah. Ainuke, mis on ise tehtud. Või no, tegelikult kunst on ka muidugi ise tehtud ja BGM on kokku pandud, ütleb siis nii. Mäng on ka ise tehtud, eks ole? Ei no, me siin, Proge Monster on siin, kirjutab oma, ma ei tea, mis asja kokku. Kommentaare ei jäta. Jätke kommentaare, palun, rahvas. Muidu pärast ei saa aru, mis toimub. Kas on veel küsimusi siit poolt? Kas selle kunstistiilil on nagu see visuaalnoveli poolel inspireeritud Neon White'ist mingil moel? Ei ole. See oli lihtsalt minu idee, et teha kuidagi huvitavamaks selle ja et ma saaks joonistada rohkem tegelasi, sest iga Game Jam, kus ma osalen, ma vähehaavalt sain aru, et ma ei saa piisavalt joonistada seda, mida ma päriselt tahan. Ja see Game Jam ma võtsin initsiatiivi ja olin nagu, ma tahan teha ilusaid tegelasi ja ma tahan teha nagu midagi lahedat. Ja kahjuks ma vaatasin, et üks stseen, kus ingel sööb esimest hinge jäi ära, kuigi see on mul lemmikstseen, aga loodetavasti, kui te olete ise seda läbi mänginud, siis te nägite seda ja ma loodan, see vastab su küsimusele. Ja mis mängus sa räägisid? I had no idea. See ei jäänud ära paagi pärast, vaid et siin mängus on save data. Olgu. Aitäh teile küsimuste eest, aitäh teile vastuste ja muidugi esitlemise ja mängu tegemise eest. Suurepärane töö. Suur aplaus neile. Ja järgmiseks tiimiks on Tubit mänguga Below. Suur aplaus neile. Nii. Et siis kuuldes seda teemat, ma kohe kujutasin ette jah sellist suures rüüs olevat sukeldujat, kes läheb ookeani põhja. Proovisin mõelda mingeid muid ideid, aga mulle lihtsalt väga meeldis see idee. Nii et me koos ehitasime sellise pooledi platvormer mängu, kus sa seal vee all võitled koletistega ja proovid koju jõuda. Ma just üleeile müüsin mõned oma Team Fortressi skinid Steamis maha, et osta endale Ace-Sprite, et proovida sellega animatsioone teha ja see on väga tore programm. See kunst on inspireeritud väga Nitromi mängudest. Ja mida veel rääkida? Jah, tegelasel on kõik hüppe- ja maandumisanimatsioonid ja ta ründab ka, tal on 5 ründanimatsiooni, 1, 2, 3, 4, 5 suunas, vastupidi. Ja
seda mängu oli päris keeruline teha, sest me olime otsustasime kahekesi sellise päris suure ampsu ette võtta, aga sellega arvestades ma arvan, me tegime väga ägeda töö. Markus, tahad tulla rääkima mängu mehaanilisest poolest? Ega ta väga midagi innovaatilist ei ole, aga ma arvan, et kõige ägedam mehaanik on see attacking ise, sest see on nagu delay'ga viskamine. Seal oli nagu suurem küsimus, et kas teha seda, et sa vajutad ja siis ta viskab selle sama nurga all, nagu sa vajutasid, aga pärast me ikkagi otsustasime, et võib-olla mõistlikum lihtsalt seda sama punkti visata peale seda, kui see animatsiooni see nii-öelda mängimise osa on ära teinud. Aga see vahepeal tekitab mingeid imelikke olukordi. Täpselt ei tea, kus see skoop liiga suureks läks. Võib-olla see oli see, et me oleme kahekesi, aga siin tegelikult peaks olema boss fight ja Joosep sure korra ära. Või Joosep? Sure korra ära. ja, ma arvan, et see oli siis, mulle väga meeldib, see on see efekt ja ega ma väga rohkem midagi öelda ei oskagi, et. Kas teil on küsimusi? Tulen sinna. Seda nähes ma mõtlesin, miks tahavad kalad seda peategelast rünnata? Miks tahab keegi midagi teha, nagu selles mõttes, et äkki lihtsalt on agressiivsed loomad, selles mõttes, et see story seal oli pigem, see oligi võib-olla sarnane mingitele kunagistele Nichtrome mängudele, nagu ka enne öeldi, et siis seal tekib see sarnane efekt, et see täpselt ei ole mingit põhjust, mingit asja sa tegema pead ja tegelikult lõpus on see story, et sa lähed koju, et sa saad puhata. Veel küsimusi? Ja, siuke huvitav küsimus, et kas te mõtlesid selle peale ka, et seal tegelase võiks ka nagu lihtsalt panna free floatima mängu, mitte gravitatsiooniliselt siis alla kukkuma. Et minu arust see oleks lisanud nagu päris palju siukest huvitavat dünaamikat sinna mängu, et kuna tegu on vee all sukeldujaga. See isegi alguses oli plaanis, aga siis joonistati selline tegelane, kes nägi välja nagu siukene eelmise sajandi alguse diver ja need tüübid ei tahtnud väga hästi üles hüpata või nagu hõljuda. Seega see läks rohkem selliseks, et sa oled nagu maa peal ja siis sa lihtsalt oled kuidagi piisavalt tugev tüüp, et sa suudad hüpata ja dashida. Nii et see oli võib-olla see suund. Pluss siis ma arvan, et see oli ka nagu võib-olla teistsugune lähenemine sellele nii-öelda diveri mängudele. Ja tavaliselt kõik on free floating, siis sa veits teistmoodi, et sa kukud kogu aeg alla, sa pead kuidagi õhus. Veits seista bullet helli momenti puudu, mis seal tegelikult otsisime. Et seal oleks võinud olla mingi üks suurem vastane, kes teeb mingid patterneid ja sa dodge'id ja nii edasi. Aga aitäh teile ja suur aplaus neile. Ja järgmiseks tiimiks, selle peab siia anda, aitäh. Järgmine tiim kannab nime Kool on 3 Noglu mänguga Slipping Away. Palume lavale. Nii, meie mäng siis oled kass, kes on rahulikult, aga tuleb kurk ja varastab ta lõngakärra ära. Ja. Et siis meil oli tiimis 5 tükki, 2 programmeerijat, 3 kunstnikku. Ja mängu mõte on siis see, et kass läheb siis sellele oma lõngakärral järgi, et nagu siin opening tseenis näha on, kass läheb lõngakärral järgi ja siis kukub auku ja siis ta lähebki sügavustesse.
aga mitte nagu tavaline platvormer, sa hüppad siis alla, mitte ülesse. Ja see oligi siis mängu mõte, et see on põhimõtteliselt ender scroller, et see ongi näha, et see kass siin hüppab ja ta peab jõudma alla ja kui ta üles kukub, siis ta kukub taevasse ja siis on game over. Et eesmärk on jõuda alla ja siis nagu depth. Siis mängul on see, et mida sügavamale sa jõuad, siis ka nagu taust muutub tumedamaks, efekte tuleb juurde, samuti muusika. Ma ei tea, kui paljud teist kui kaugele jõudsid, aga siin mängus ka muusika muutub nagu dünaamiliselt, et mida suurem see skoor on, seda rohkem instrumente tuleb sisse. Aga jah, põhimõtteliselt niisugune lihtne platvormer. Seal on ka üks copy scored clipboard nupp, mis kahjuks veebis ei töötanud, aga Windowsi versioonis sa said kopeerida ka oma skoori ja sa saaks nagu sõnumile saata näiteks. Aga jah, tead kunsti poolt? Nii, kui ma disainisin selle kassi sprite ja animeerisin neid, siis ma võtsin disaini poolest oma põhjaks enda kassi, kelle nimi on Teo, THEO kirjutatakse. Ja siis ma olin nagu, okei, teeme ta nüüd teemoniks. Ja siis me nagu vaatasin, kuidas mida sobib ja siis me leidsime disaini, mis nagu kõigiga klappis ka ja siis, jah. Väga Sigma. Ma isiklikult arvan, et veidi sai raske. Ma tegelikult tahtsin, et A läheks siiski vasakule ja paremale. Ma arvan, et mõnedki teist tundsid seda. Ja platvormid on kohati rasked, et tegelikult peaks ka karakteritoon muutuma. Et mina seda isiklikult ei näinudki lõpuks. Karakteriga on seda, et meil on karakteril 3 erinevat sprite'i, et samuti oleneb skoorist, et kui sa saad piisavalt kaugele, siis kõigepealt vahetub ühe peale ja siis lõpuks saab teise peale. Et kõigepealt on niisugune hallikas nagu valge, mis ta praegu on, siis muutub roosaks ja kõige lõpuks muutub punaseks ja sa kasvad sarved pähe. Aga see on siis, kui see mängu praegu nagu lõpp, et siis nagu rohkem asja juurde ei tule, on umbes 1000 punkti juures praegu. Aga jah, nagu näha, et siin juba taust ka läheb nagu tumedamaks vaikselt. Aga jah, peab keegi veel midagi rääkida. Küsimusi siis. Mis on sinu, kas sa oled jõudnud sellele mänginud pointini, kus see läheb katki või? Jah, ma olen mänginud see pointini, kus see läheb katki ja siis ma üritasin seda parandada ja siis olen uuesti mänginud. Ma mängisin seda siis, kui see veel ei läinud katki, aga siis see oli natuke lihtsam. Ma tean, et see on vahepeal spaanimisel läheb natuke metsa, et mõned asjad on isegi võimalikud, aga need on lihtsalt hästi raske, et see on kuidagi kahtlaselt hüppama. Ja muidugi 10 minutit enne esitlust me avastasime, et see mäng läks katki, kui FPS oli suurem kui 60, siis ta hüppas vähem. Olgu, mina sain nagu vastuse sellele, et miks see kass nii imelik välja näeb, aga mina ikkagi mõtlen, et kas nagu teil ei tulnud tunne, et see on nagu meerkätt, kuidas see eesti keeles oli, te ju teate nagu Madagaskaris selline? Kui aus olla, siis ei, kui ma disainisin seda, ma proovisin oma kassi nagu põhjal, kuna ma tegin oma kassi põhjal, ma proovisin selle disaini nii lihtsustada kui võimalik, et mul ei oleks raske pärast seda ümber nagu animeerida. Et ja nüüd välja, kui sa seda välja tõid, aga jah. Aitäh. Kas keegi veel soovib ühe kiire küsimuse poetada siia? Ja, üks küsimus tuleb. Et kuidas te selle muusika tegite, kuidas sinna aina instrumenti juurde tuleb? Muusikat ise ei teinud, vaid see on nagu royalty free muusika. Et kasutasime 2008 aastast albumit Nine Inch Nailsi poolt, kus oligi nagu, et võis kasutada isiklikel eesmärkidel, no mitte kommertsi eesmärkidel. Ja seal tulid kaasa kõik need stemmid, nii et siis niimoodi saingi teha selle muusika dünaamiliseks, sest olin kõik eraldi. Et ma kell 3 öösel panin kokku selle. Olgu, aitäh, teeme neile suure aplausi.
ja järgmine tiim kannab nime A+ täpid. Nende mäng kannab nime Platvorm Fiasko. Palume lavale aplausiga. Test. Me võtsime endale spetsiire kaasa, sest et me saime aru, et sensitiivsus on natuke liiga madalaks sätitud. Okei. Meie spetsialist võtab üle. Kust alustada? Hommikul kell 7 sain teada selle teema, ärkasin ülesse, vaatasin. Ma pean veel 2 tundi magama. Peale seda hakkasime mõtlema, mis selle teemaga üldse teha. Muidugi oli see kaevandus, kalastamine. Need oli põhiasjad, mis tulid pähe. Aga siis tuli mõttesse, et depth of field'iga mängida. Et depth of field ise on see, et kui kaugelt esemed omavahel on. Ja selle jaoks oligi see, et me kasutame niisugust perspektiivi, et tundub nagu, et sa lihtsalt kõnnid justkui ühe platvormi peal, aga tegelikult sa liigud nagu kõrgelt platvormit alla või siis nagu alt platvormit ülesse. Ja sealt hakkasime vaikselt kokku ehitama. Ütleme niimoodi, et see kogu see süsteem siin see karjub väga palju sisimas, sama palju kui me kõik siin. Nagu põhiprobleemiks oligi see, et me ei saanud nagu, siin on see, et me saame kogu aeg seda efekti panna, saaks korra panna. Sa saad seda efekti kogu aeg peale panna, aga meil on tihti meil on kindlad kohad, kus kohas sa saad seda rakendada, et põhiliselt ongi need sinised jooned, mis on näha mõningate pindade peal. Põhiliselt oligi see, et me kasutasime peidetud teleportereid, et veenda justkui niisugust liikumist. Tegime duplikat karakteri, et sujuvalt liikus üle ühelt platvormilt teisele. Ja siis oligi meie meister Mihkel tegi meil 4 tasemet kokku, millest tutorial oli kõige katkisem tükk aega. Aga ülejäänud niisugused, ütleme niimoodi, see on teine tase, rohkem ma nagu 3. tasemega oli niisugune, et ta tegi just palju keerukamaks ja siis 4. oli niisugune rohkem meistriteosena. Ja siin vist ongi see siniste joonte juurest ongi see, põhiprobleem oligi see, et see süsteem, mis meil oli, me ei oleks saanud väga palju neid panna, et siis oligi, me limiteerisime seda väga palju. Ja rohkem ongi nagu platvormer ja mingi vahepeal saad teha niisugust depth of field'iga mängimist. Küsimusi? Kohe tulen. Sa suutsid eksida? Sina tegid seda taseme? Mul on küsimus, et seal teises tasemes on mingi selline korduväli nagu millest see tuleb? Nagu põrin või? Jaa, teisel tasemel pärast tutoriali. Kas sa mõtles hääle suhtes või liikumise suhtes? Hääle suhtes, heli suhtes. Hea küsimus. Ma vist tean, see on see, ma tahtsin alguses panna portaalidele külge mikrolahju häält, aga see tuli veits kehvasti välja ja see jäi tõenäoliselt sinna külge kinni. Mis, siuke küsimus ka, et mis versiooni sa mängisid, kas sa mängisid veebiversiooni või allalaetud versiooni? Ma ei saanud seda kahjuks mängida, nii et ma
tean seda vaid selle põhjal, et kuidas nagu enne esitlust mängiti seda. Selge. Sest meil oli see veebirakendusega oli, tekstuurid olid kaduma läinud. Põhiliselt need mustad valgete joontega alad olid meil täiesti roosad. Veel küsimusi? Minul on üks. Mis on suurem asi, mis te selle jammi ajal õppisite? Terve see portaalisüsteem, mis töötab sellega. Sellega, ütleme niimoodi, et terve öö mässasime vist, aga hommikuks saime selle enam-vähem korda. Aga see õppemoment oli siis, sellest tuli missugune, et tuleb magada. Tuleb magada. Hea tähelepanek. Käsi püsti, kes magasid? Päris hea. Kas ma olen ainuke, kes tegi all-nighterit või? Kes tegi all-nighteri? Ei ole ainuke, näed, on siin inimesi ikka veel. Ühesõnaga, suur aitäh teile ägeda mängu eest, ägeda esitluse eest. Suur aplaus neile. Ma tean, et järgmine tiim Caffeine Fiends mänguga Abyssus ei tule. Ma ei näe neid kuskil, siis on see info õige. Siis läheme järgmise tiimi juurde. Selleks on Eesti Mais mänguga It's Not That Deep. Aplaus neile. Kas ma saan mikrofoni rääkida? Nii äge. Tegime siis üks hästi ilusa mängu. Meil oli seekord kunstnik tiimis. Meie jaoks uus kogemus, me saime päriselt, võib-olla ma olen kallutatud, aga meil on väga ilus mäng. Platvormidel hüppamise mäng, kus sa siis tegelikult hüpata ei saa, saad ennast õhku lasta ja lennata ühe platvormi pealt teise peale. Otsustasime mingil imelikul põhjusel, et me tahame, et meie see karakter oleks ragdoll, mis tähendab, et tegelikult ta oli katki poole ajast. Ta tegelikult alguses mingis versioonis kõndis normaalselt ja tal olid põlved, aga siis need põlved läksid omavahel sõlme, seega me eemaldasime põlved ja mingil ajahetkel kadus normaalne kõndimine ka ära. Seega nüüd on siuke veits lombakas. Aga jah. Mänguga kõigepealt mõtlesime mängule pealkirja välja, otsustasime, et me tahame, et meie mängu nimi oleks It's Not That Deep, sest et, ma ei tea, Game Jam'i teema oli siuke. Ja siis me mõtlesime, et okei, teeme mängu, mis ei ole nii deep, seega ilmselgelt me otsustasime, et me tahame teha võimalikult raske mängu. See ei oleks deep. Jah, ladusime öösel neid platvorme sinna, iga mingi lisatud asjaga iga teine asi läks katki, seega siis me otsustasime, et on aeg koju magama minna. Ma usun, et siin saalis ei ole kedagi, kes oleks öösel nii palju maganud kui Riio, kes praegu mängib seal õnnelikult. Aga jah, ei tea, ma tahab kõigi veel rääkida, aga mis me veel tegime? Võib-olla raskused, mis ette tulid, et meil oli 5-liikmeline tiim, 1 kunstnik ja siis 4 programmeerijat ja mängus on 2 stseeni. Meil need 4 programmeerijad kõik tegelesid selle ühe stseeni peal. See mergimine oli nagu kohutav. Ja siis muidugi ragdoll, see on väga lahe lödisev tegelane, aga väga delikaatne. Tegelikult sellel mängul alguses oli loor, aga me mitte kunagi ei jõudnud teha seda lõppu. Nii et It's Not That Deep. Ma ei tea, kas keegi title screenil nägi, aga lisaks meie nimedele ja meie tiimi nimele, seal on ka selle toreda Luugere nimi, kellele meeldib väga huvitavatesse poosidesse minna. Ta nimi on Teto Nate H.Pits, mis on siis wordplay sõnast It's Not That Deep.
et ja, ma lisan veel, et ta tuli selline lõbus mäng, et mängustiil on ka erinevaid, et järsemad vennad panevad lihtsalt räigelt pomme endale jalga alla ja vaatavad, kuhu jõuavad. See on ka üks strateegia. See mäng oli siis inspireeritud see ise jalga tulistamine, eks ole, selle kitiga. Sealt see idee tuligi. Põhimõtteliselt. Kas teil on küsimusi? Ja, et kas te mõtlete selle peale ka mingi moment, et timer lisada või mingi highscore'i moment sinna mängu või see puhtalt oli mingi lõpumõte ja polnud aega enam? No, eks ikka aega ei olnud. Selles mõttes, mitu asja ikka tegemata. Haak, mida me vist streami ajal ka nägime, oli see, kuidas ta checkpointi sisse kinni jääb. Ja Ragdoll ka, eks aega ei väheks, et muidu oleks küll lisanud. Küsimus siit ka. Ma tahaksin küsida, et ühes selles tasemes, mis see sarvedega olevus on, kelle pealuu on seal alla maetud? See on up to interpretation. Aitäh teile selle ägeda mängu eest. Suur aplaus neile. Paneme siis selle kauni mängu kinni ja võtame ette järgmise mängu. Järgmiseks tiimiks on Epic Jammers mänguga Mafushi. Palume lavale. Alguses mõtlesime nagu, mis teemaga me tahame teha ja siis tuli Ocean Theme. Alguses mõtlesime inspiratsiooni Dave the Diverist, kui te teate seda mängu. Ja see epic lore on see, et delfiinil on väike sushi business ja siis tulevad maffia boss, haikalad tulevad sisse ja nõuavad süüa, aga seal restoranis ei ole haikalad lubatud. Ja siis nad ähvardavad teda ja siis see delfiin on sunnitud ikkagi tegema neile sushit. Sa pead erinevaid kalu püüdma, mida siis Laura tegi kalad ja need haikalad ja selle delfiini. Siis Kristjan tegi selle maja ja harpuuni ja mina tegin selle alguse cutscene'id ja win ja lose screen'i. Mu favorite on lose screen, kui te olete seda näinud, siis väga hea. Ja, see on kõik, tahate programmeerimist. Yes. Kas on küsimusi, ma saan aru? Küsimuste voor? Kas mäng oli inspireeritud Dave the Diverist? Jep. Kas tohib küsida, et mis mäng see on, et ma ise ei teagi? See põhimõtteliselt on mäng, kus sa oled harpuuniga tüüp, kes püüab kala ja siis peab sushi restorani. Tuttav. Tuttav. Kas need haikalad on maffiad sellepärast, et seal on selline väljend nagu loan shark, mis on tavaliselt ka associated mingi maffia organisatsiooniga? Pigem ei. Tegelikult tuli meelde sellest üks kalafilm, milles on ka maffia sharkid. Ma ei tea, lihtsalt inspiratsioon tuli.
käsi on püsti seal ka, liigun sinna poole. Mõtlen, et mida täpsemalt tuleb siin teha, et võita mäng ja mida täpsemalt tuleb teha, et kaotada mäng? Võitamäng sa pead 10 haikala toitma ja kui 3 haikala lähevad piisavalt kurjaks su peale, et välja minna su restoranist, siis sa kaotad. Mille peale need haikalad lõrisevad? Et nad teevad seda häält vahepeal, aga ma ei ole aru saanud, kas see näitab midagi või ei? Neil on need mullikesed nende pea juures, mis näitavad, mida nad tahavad. Ja siis nagu see baar täitub punasega, et näidata seda time limitit, mis sul on, ja kui see on poole peal, siis nad nagu urisevad, et saavad vihaseks su peale, mis annab sulle märku, et sa pead neid toitma. Viimane küsimus on, mida te siit jammilt koju kaasa võtate? Seda, et sa ei tohi väga suure resolutsiooniga kunsti teha mängu, muidu see läheb väga läägiks. Hea õppetund. Suur aplaus neile! Suurepärane töö. Ilus akvaarium siin käib, aga paneme selle korraks nüüd kinni ja võtame ette järgmise tiimi, kelleks on Green Money Quack ja mängu nimi on pealkiri Theft of Depths. Palume lavale aplausiga. No tere siis, me tegime siukse lõbusa Game Jam'i teemalise mängu isegi lausa ütleks. Vaatasime Danieli taskute sügavust. Ja põhimõtteliselt paneme Danieli sisse, lõpuks ära laeviksed. Siin on siis väike tutorial. Arusaadav. Loodan, et mu pension pole kauge. Daniel isegi natuke andis meile enda häält. Väga lõbus. Toredad heliefektid. Siis põhimõtteliselt siin on serverid on ja Game Jammerid on, kes tahavad pitsat. Ja siis Daniel siis jagab igale ühele, keda ta suudab. Aga pitsasid ei tohi raisku lasta ja serverid võiks ka terveks jätta. Muidu tulevad väiksed võlad. Ja no ma ei tea. Üldiselt üsna lihtne mäng. Arusaadav. Jah, arusaadav. Loodan, et mu pension pole Põlgasid sai väga suureks ajada. Veel küsimusi? No teil peab ka, jah, on üks käsi püsti seal, väga hea. Ma oleks pettunud, kui küsimusi poleks. Järgmise võrrani. Ära liiguta. Seal põhimõtteliselt ainult kommenteerib, kui tal raha läheb raisku. Loodan, et mu pension pole kauge. Või siis, kui talle tehniliselt peaks ütlema, et vale pitsa visati. Seda seal väga sees otseselt ei ole niimoodi. Aga tutorialis oli. Jah, arusaadav. Jah, arusaadav. Jah, jah. Jah, arusaadav. Jah, arusaadav. Ära liiguta. Jah, arusaadav. Jah. Järgmise võrrani. Järgmise võrrani.
arusaadav. Loodan, et mu pension pole kaugel. Jah. See on mu igapäevane outfit, nii et milles küsimus? Jah, arusaadav. Jah, arusaadav. Loodan, et mu pension ma usun, et Pizzakiosk on väga õnnelik selle promo üle. Ja ma saadan neile selle mängu neile veel, siis nad on nagu veel eriti õnnelikud, et selline promo tuleb siit poolt. Kas teil on veel küsimusi? Ei ole, teil on pitsadest juba Villand, aitab selleks korraks, eks ole? Ei ole? Aina rohkem. Aga ühe võtad kaasa veel? Ja, olgu. Kellel on pitsast juba üle saanud? Kes? Väga vähesed, ühesõnaga, te peate rohkem siia tulla. Aga ma küsin teie käest ka. Mis te õppisite selle jammi käigus? Mida te koju kaasa võtate? Ja, tuleb rahulikult võtta. Tegelikult oli väga lihtne mäng, mida teha. Kuigi lõpus üldse ei olnud mingid paagi sees. Aga ma ei tea, väga rahulik jam oli tegelikult seekord, mulle meeldis. Oli palju lõbusam kui mingi kiirustamine ja öö läbi töötamine. Siis on väga hea. Head emotsioonid, tegid sellise ägeda, naljaka mängu. Suur aplaus neile. Aitab nüüd meil pitsadest küll. Teil on kõhud kõik täis loodetavasti. Lähme järgmise tiimi juurde. Järgmine tiim kannab nime Giant Rizzlerid. Vabandust. Choose your depth. Palume lavale, aplausiga. Me oleme siis Giant Rizzlerid. Me tegime mängu Choose Your Depth, nagu sügavus, kus sa põhimõtteliselt siis oled ingel, kelle tööks on saata inimesi enda asukohta, kas on siis sügavik põrgu või siis taevas või siis, kui on nagu vahepealne inimene, siis panna ta reincarnate nagu ellu tagasi, et vaadata, kas see inimene on tegelikult halb või tegelikult hea, et teada järgmine kord, kuhu teda saata. Et siis see kangiga sa valid, kuhu teda saata, et see mis jäljendab, et rist on ikka taevas. Ja siis pluss tähendab, et tagasi maale ja siis nupuga lihtsalt saadata mina. Siis see leht seal inimese elulugu, mida ta head teinud on, mida ta halba teinud on, tema nimi. Ja siis ta vahepeal ka räägib. Nad nagu anuvad, et kuule ikka, et saada palun taevasse. Millegipärast ta ütleb, väga meeldib talle seekord öelda päästa mind, aga tegelikult tal on mingi 6 erinevat voiceline, mis ta öelda saab. Ja siis jah, muusika taustas. Kui saaks valjemaks natukene teha oleks, aga nagu muusika muutub olenevalt sellest, mis sina valid, et kas sa valisid õigesti oma eluloo põhjal või sa valisid valesti. Et muusika läheb nagu ainult süngemaks ja süngemaks iga valeda vastusega. Ja siis läheb kiiremaks, või pitch muutub kõrgemaks. Kui sa valid õigesti, saad õigesse kohta. Jumal saadab uue lehe alla järgmise inimese elulooga. Väga inspireeritud Papers, Please'i poolt. See ei olnud mänguviga, vabandame. Jätkake.
isegi loen enda elulugu. Näita ikka nagu seda elulugu ka, see on ikka äge. Teinud palju asju, mille üle ta on uhke. Et siis tuleb selle järele otsustada, tuleb neid nagu täpsemalt hakata lugema, neid väikseid asju ka, et ei saa alati selle pealkirja järgi otsustada, kuhu ta minema peaks. Käidame soovi, siis saadame taevasse. Asame tagasi. Ja siis nagu näha, et ei läinud väga hästi praegu, et ainult ühe saatsime õigesse kohta. Et panime kontori kinni, et lasti meid lahti. Kuna väga halvad on ilma oma töös. Ja kõik audio on meie poolt tehtud, kõik jah, see mingi pauk. See oli ainukene asi, mis oli võetud internetist. Kõik muusika, kõik hääled, kõik kunst, kõik animatsioonid, kõik kood, kõik on meie poolt tehtud. Jah. Küsimusi? Küsimusi üks juba tuleb kohe. Ma mõtlen, kuidas mäng täpselt otsustab, et kas see hing peab minema taevasse taas sündima või allmaailma? Nagu kuidas see sõltub? See oleneb sellest eluloost, mis see Jumal sulle alla saadab, mis laua peale X-ega loeb sulle. Siis sa avad selle, loed seal tema elulugu, mis kõik head, kõik halba, ja siis selle järel sa otsustad. Ja mängu ajal mingi punkti ei anna, alles lõpus annab punktid, et sa pead nagu hääle järgi saama aru, et kas sa vastasid õigesti või valasti. Veel küsimusi? Mul oleks üks küsimus, et ma vaatasin, et ma tihti, kui ma seal vaatasin, et kuidas teil läheb kõigil, siis ma vaatasin, et üks tiim on juba oma mängu esitanud mitu tundi enne tähtaega. Ja see oli teie tiim, eks ole? Et kuidas teil läks siis nii hästi, et saite kohe kõik valmis? Või kas te tegite pärast polishi edasi ka? Ja me tegime täna hommikul päris palju polishingu. Me lihtsalt saime töötava versioonid tööle, panime üles kohe ja siis hommikul. Ja. Et me ei saanud väga hästi magada, et me lihtsalt tegime tööd kogu aeg. Ja, aga ühesõnaga, siin on üks hea näide, kuidas Jamil teha. Mängige hästi turvaliselt. Pange oma pild üles ära, kõik töötab juba mingid asjad, eks ole. Ja siis on teil aega polishi teha. Ja te ei pea mõtlema viimasel minutil, et oi, nüüd on kõik katki ja kuidas ma oma mängu üles saan. Ühesõnaga, kummardust teile selle ees, et see oli ainuke tiim, kes seda tegi. Ja siis mul oli juba hea tunne vaadata, et näed, keegi on juba oma mängu valmis saanud enam-vähem niimoodi, et saaks juba testida natukene. Ja jällegi, nagu me avatseremooniaga rääkisime, siis nagu Markus rääkis, sest see testimine on väga oluline. See annab ka võimaluse teile kohe jagada enda mängu, kui te teete. See on järgmiseks korraks nüüd, eks ole. See on ka õppejam, siit õpite selle. Järgmine kord teate ka, et teete oma pildi, oma mängu ehitate varem üles, panete juba, laete üles ja siis ei pea muretsema, et kas midagi üldse jõuab üles või mitte. Nii et aitäh selle eest. Kas teil on veel küsimusi? Programmeerimise see oli mul varemasest nagu kood oli tehtud selle jaoks, et lihtsalt näidata ekraani peal teksti nagu järjest. Et see ei ole üldse raske. Jah, natuke pidi ümber kirjutama loomulikult, aga et mingi 5 minutit, et saada koodist mängu. Elulood oli nagu, meil oli põhimõte, nagu meil oli paar tükki juba valmis tehtud ja siis palusime chatile, et teha need nagu ekstreemsemaks, et nagu väga ei näidanud seda, aga et alguses oli nagu hästi igavad mingid punktid, et mingi läks, ma ei tea, mingi, et oli lahke. Aga siis me küsime chatilt, et nagu teha huvitavamaks ja siis näiteks oli, et mingi halvaks, et mingi, et lõbu jaoks viskab kasse jõkke ja mingi, et head punktid, et ma ei tea, et ei unusta, see oli, et
alati maksab võlad ära ja et nagu mis nagu tavainimese kohta nagu saavad ikkagi nagu käia ka. Ja mingi hiline vahepeal, et see oli nagu lihtsalt sellid väiksed naljad. Selge. Aitäh teile selle eest ja suur aplaus neile. Ja järgmisena tuleb tiim nimega Hapu Kurgi Purgi Põhi mänguga Mole XLR. Aplaus neile! Nii. Hallo. Nii. Põhimõtteliselt meie mäng on siis mutist, kellel on robotmutt, et ta saaks kaevata sügavamale. Ja teda ründavad ussid. Ja usside vastu on tal kahur. Põhimõtteliselt kunstiga meil läks üsna hästi. Paljud asjad jäid implementeerimata, nii heliliselt kui kunstiliselt, aga valmis sai palju asju. Ja meil on siin väga sõnaosavad inimesed koos. Ja mina ei ole maganud, aga sina said magada, nii et 3 tundi. No 3 tundi rohkem kui mina. Ja küll võtame siis selle küsimuste vooru. Sobib teile? No okei. Kas teil on küsimusi? Pommitage nüüd, sõnaosavad inimesed on siin ees. Nad ei ole üldse väsinud. Mida see XLR tähendab pealkirjas? Extra large robot. Väga hea. Veel? Mida te siis veel tahtsite jõuda lisada? Mida te jõudnud lisada? Meile joonistati valmis ka muti selg väljast poolt, mis siis oli plaanis lisada, teha nähtavaks, kui ta läheb sinna selle tooli peale või selle platvormi peale, kus ta tulistab. Aga seda ei jõudnud sisse panna. Mis meil veel oli? Oli meil veel üldse midagi? Helisid oli palju, nende hammasrataste parandamishelid olid. Tegelikult ma tegin veel ühe loo pooleldi valmis, aga sellest ei saanud asja, nii et ma otsustasin, et ma ei viitsi sellega üldse jamada enam. Sammuhelid jäid sisse panemata. Ja siis tegelikult sellele mutil on nagu mingid mootori ja mulla hääled ka, aga need on megavaiksed millegi pärast. Need ei ole üldse kuulda. Kunsti vist ei olnud rohkem. Heliputse kõik. Karoliina, tahad sa kunstist rääkida? Aitäh. Kunsti poole pealt meil oli tegelikult full turnaround mutil, et tal on eest tagant kõrvalt igalt poolt tehtud. Samuti, nagu mainiti, roboti selg oli ka. Et hästi palju tegelikult animatsioone ei implementeerimata lihtsalt ajaliste puuduste tõttu. Sprite sheetidega oli veidike probleeme, neid pidi parandama ja selle tõttu ei päris palju animatsioone välja. Koodi osas oli üsna lihtne mäng, et me ei ajanud asja keeruliseks, siis ei saa kunagi valmis see. Et üks asi, mis meil on tihti samad inimesed tiimis, et seekord üks asi, mis me tegime teisiti, oli see, et keegi, kes meil tavaliselt kunsti teeb, et ta töötas seekord täiesti online'is, et tema proovis ka progemist. Sai päris hästi hakkama. Mõnigi asi on tema tehtud siin. Seda on hea kuulda, et te jagasite ka uusi oskusi
kunstnikele sellel jammil. Aga mis te ise koju kaasa võtate? Magamine on päris oluline asi tegelikult, tuleb välja. On. Game testing, play testing, et meil sai töötav pild valmis pool tundi enne tähtaega ja siis teised tiimiliikmed said seda proovida, et seni olin mina ainult seda mänginud ja siis tegime veel kiired viimase hetke muudatused, et kahurit natukene kiiremaks, tegelast natuke kiiremaks, sellepärast et see oli liiga raske lihtsalt muidu. Ja, hea tähelepanek. Teeme neile suure aplausi. Aitäh teile. Loodame, et saate puhata ka natukene nüüd enne esmaspäeva. Ja lähme järgmise tiimiga edasi. Järgmiseks tiimiks on Kade Vorst mänguga Drill Incorporation. Palume lavale. Nii, hallo. Nii, mina olen siis peakunstnik. See on mu juuniorkunstnik mu kõrval ja siin on tiimis ka 3 progejat, kes üks neist on pro, kes siis praegu mängib. Mina olin kunstnik. Ma proovisin teha sellist hästi düstoopilist atmosfääri ja mudeleid ja kuidagi anda sellist tunnet, et see on selline tulnuka maa, kus lähevad siis vaesed inimesed seda avastama, aga neil on põhimõtteliselt ainult one-way ticket ja tagasi nad väga ei saa. Aga noh, mängus sa saad mitu korda siis oma päeva upgrade ida ja mitu korda läbida seda. Äkki tahad rääkida? Nii, et programmeerimise poole pealt, et mina tegin selle maailma, kus sa saad siis siin sõita, tegin erinevaid efekte. Jah. Okei, kui me juba ülesannetest räägime, siis ma tegin liikumise ja menüüsüsteemi, mis näitab neid õigeid või tähendab UI-süsteemi tahtsin öelda, mis näitab seda skooriraha ja siis igasuguseid väikseid asju nagu helid ja mida iganes. Okay. Jah, mida mina saan öelda on see, et nagu mina olin mõeldud olema peamiseks UI disaineriks, aga mis juhtus oli see, et merge konfliktidega ma lõhkusin kõik ära ja seetõttu siis see UI pole kahjuks minu poolt tehtud, aga noh, peamine UI on küll minu poolt tehtud ja nii et jah, kui UI disainerid, siis ma olen järgmisel Game Jamil võib-olla saadaval. Ma ütleks, et kõige suuremad probleemid olid see, et meil ei ole piisavalt asju seal mängus. Nagu poes on ainult 3 asja, millesse blast resistance on suht mõttetu, sest pomme on nii lihtne avoidida. Et oleks tahtnud sinna lisada ka veel sellised funktsioonid, et ma ei tea, sa saad kiiremini skoori või et sa saad neid õigeid materjale kaevates rohkem raha. Aga jah, selleni me ei jõudnud, nii et hetkel saab ainult upgrade'ida oma seda kütusetanki ja kiirust põhimõtteliselt. Ja kiirus ei lähe isegi sind see ei tee, et sa lähed sügavamalt maale, vaid see tähendab, et sa saad küljed küljele kiiremini minna. Küsimusi? Kuidas trail efekt on saavutatud? Lihtsalt tekkis puhas huvi. Grana või mis efekt? Ei, nagu see, et kui sa nagu puurid, siis jääb taha see trail. Siis ma vaatan, et ta vahepeal liigub sulle järgi, kui sa seisma jääd ja need asjad, et lihtsalt tekkis huvi, kuidas see tehtud on. See on väga halvasti tehtud minu poolt. Põhimõtteliselt ma teen particle süsteemi, mis lihtsalt teeb sadu erinevaid siukseid mullikesi ja ta klipib selle spraidi ära sealt.
aga kuna meie süsteem on nüüd niimoodi, et see drill ise ei liigu, vaid maailm liigub ise kõik ülesse, tekib illusioon, et see liigub alla. Seega me pidime mõtlema viisi, kuidas see mull ise ka üles liiguks ja siis seal olid probleemid. See ei ole minu arust halb, ei näe välja, nii et ära muretse. Minu arust näeb väga äge välja ja noogutati veel pead, et see on tõesti äge. Kas on veel küsimusi? Tundub, et mitte, siis suur aitäh teile selle ägeda mängu eest ja suur aplaus neile, palun. Järgmine tiim kannab nime Capo mänguga The Decent. Palun lavale. Aplaus! Jah, meie mäng on siis The Descent. Me proovisime, algusidee oli teha nagu roguelike, kus sa eri tasemetel oled ja käid nii-öelda, lähed aina allapoole. Me ei jõudnud sellega väga kaugele. Lõpp-produkt ongi lihtsalt siis nii-öelda rahulik maailma avastamine ja lõpuaarde leidmine. Teel saad koguda erinevaid ressursse, mis annavad eri koguseid kulda ning üleval poest siis endale uuendusi osta, et kaugemale ja sügavamale saada. Muidu meid oli algselt, oli 3, üks on online, ei saanud kohale tulla, kõik tegid suht prore, mina olin kõige kauem rivist väljas. Heli tegin mina, kunst oli enamuselt AI, sest keegi meist kunstnik väga eriti ei ole. Shaderit tegi Franco, mis nii-öelda annavad efekte sellele veele ja lainetust. Rohkemat vist väga pole, küsimusi? Küsimusi? Julgelt? See poepidaja on seal lihtsalt meemi pärast, eks? Põhimõtteliselt jaa, algselt oli meil nagu nalja pärast see, siis me ei tahtnud teda enam ära võtta, sealt oli tore. Ma ei tea, kes see minul tundus, aga mul oli tunne, et seal mängus oli palju lihtsam raha teenida just kõrgel kui siis, kui sa jõudsid just sügavama. No see oli pacingu pealt, et mida nagu lõpupoole me jõudsime, seda vähem oli meil aega, et päriselt keskenduda. Et alguses oli niimoodi, et kui me sinna vähe asju jätsime, siis oli nagu väga aeglane ja lõpus oli lihtsalt ajapuudus, siis me midagi sinna panime. Tehniliselt mängul on lõpuekraan, sealt saab ainult Alt F4-ga välja hetkel. Aga jah. Ma võib-olla magasin maha, aga küsimus on, et kas te muusika tegite ise? Ei, muusika, selles mõttes, et ma andsin umbes ühe lause AI-le, kes tegi selle muusika. Nii palju sellest on ise tehtud. Mis AI-d sa kasutasid? Kõige esimene, mis Google'is ülesse tuleb, kui sa ütled, et AI for music. Selge. Aus vastus. Tundub, et rohkem küsimusi ei ole. Aitäh teile selle mängu eest. Suur aplaus neile. Järgmine tiim nimega Raadiopea tuleb mänguga Celeb Sea Crisis. Palun suur aplaus neile.
Okei, nüüd ma kuulen just. Räägin kõik uuesti või? Jah, et see oli siis meie mäng. Pole hullu, meie rahvas sai siin kõik kuulis. Võrgust inimesed ei kuulnud, aga nad saavadki siis rohkem aru, kui te nüüd küsite küsimusi. Või on meil mingid kommentaare? Ei ole. Siis küsimuste voor, palun. Kõik sai väga selgeks. Seal on küsimus. Küsimus seal. Kas see mängumaailm on kuidagi mõjutatud randomi poolt ka või see on lihtsalt level, mis on disainitud otsast lõpuni staatiliselt? Kas saaks uuesti? Ja, kas see mängumaailm on kuidagi genereeritud nagu pool randomiga või see on disainitud level, mis on, kõik asjad on kindlalt oma kohal ja mingit sukest randomit pole, kui läbi mängid? Ja seda random generationit me ei teinud, et kõik on üksikasjalikult tailored by someone. Seega jah. Kuigi on mingisugust huvitavad algoritmid, mida ma olen Unity's ise proovinud, nagu mingi, see oligi Wave Function Collapse, mis peaksid väga huvitavaid neid dungeon'id tegema, aga jah, see on kõik implementatsiooni küsimus ja võib-olla mõni game jam, kus ma rohkem oskan võib-olla rakendan isegi. Veel küsimusi? Ei märka praegu käsi. Mida võtate sellelt Game Jamilt kaasa? Et Godot on ka väga huvitav game engine. Mis siis varem oli huvitav? Unity's olen peamiselt teinud. Ja teil on midagi. Et sa pead küsima progejate käest, kas heli läks tööle ikka nagu enne kui veerand tundi nagu enne esitamist, et sa veid hilja. Aga jah, see on sest naiset endast parima, see on okei. Ja seal nagu jäi üks väga kahtlane viis, kuidas luupima saada, jäi mul 2 silma vahele, et ma arvasin, et see vaikimisi luupib, nagu ma olen harjunud. Arusaadav, eks see viimane pushimine seal ja närvikõdi ja kõik muud asjad kokku tekitavad ikka selliseid asju. Kindlasti pane see SoundCloudi link sinna Discordi. Võite ka proovida Ludum-Dare jaoks või midagi teha sinna, sellepärast, et natukene on veel seal aega. Jah, ühesõnaga pole hullu midagi. Loodan, et teil oli ikkagi meeldiv kogemus ja suur aplaus neile. Aitäh!
paneme nüüd selle mehikese siin eest ära ja järgmine tiim on üks põnev tiim. Nad toovad teile midagi uut siia Jamile, midagi varem me pole siin näinud sellist. Tiimi nimi on Robloxians ja mängu pealkiri on The Cave. Aplaus neile! Ehk siis see on minu esimene mäng. Tegin Robloxis, sest et seal on kõige lihtsam ja seal mul on rohkem kogemust. GUI on natukene vaes kohas, aga ikkagi olemas. Ja väike story on ka, ehk siis sa lähed ühte koobast uurima, sest et sa tahad või noh, sul on igav ja sa tahad koobast uurida. Ja jah. Nii et siis alustad siin metsas. Ja mul oli mingi hetk igav ja siis ma tegin selle. Helisid mul väga ei ole. Ja see on natukene inspireeritud ühest mängusarjast Robloxis. Siin sa paned nööri, et siit alla minna. Ja väga palju glitche oli. Ja siis see on cutscene. Ilmselt ei tööta, jah. Muidu siit peaks mina alla ronima ja siis sa kukud alla siia. Või noh, koperdad. Mind aitas minu isa ja minu sõber, kes ehitas. Siis siin on väike parkuur, kuigi ma ise ka ei oska seda. See on nii raske. Ühesõnaga, kui sa sinna lõppu jõuad, sa saad võtme, lähed sinna ja võidad. Siis siin on väike ala, mida me unustasime ära panna, sest et nojah. Jah, okei. Ja sa zoomida saab välja, sest et muidu meie hiir oli ühes kohas ja ei saanud GUI-d vajutada. Okei, kas küsimus on? Küsimusi palun. Päris inspireeriv on näha seda, et ka nooremad meist on game jam'idele teevad mänge. Ja kui aus olla, siis see, et ma nägin, et meil oli Robloxi mäng ka suhteliselt, ma ei tea miks, aga see tegi mind üliõnnelikuks. Et kus kohast oli nagu ikkagi see idee, et Robloxis siin teha, aga mitte nagu teiste mängumootorites? See tuli sellest, et see oli ainuke mängumootor, mida ma olen proovinud, aga kavatsen ka koduti proovida. Päris äge. Kindlasti jätka samas vaimus edasi. Aitäh. Tahtsin teada, et kas isa tiris sind siia või sa tirisid oma isa siia? Mõlemat. Ma Robloxist ei tee palju, aga kas see hüpe, mis seal parkuuris vahepeal oli, kas see on tehniliselt võimalik või? Jaa. Küsimus, et kas keegi on nagu inspiratsiooniks ka, mis põhjusel meeldib mänge teha? Ja oligi ühest mängusarjast, mis on, oota, ma mõtlen, see oli experience, ehk siis näiteks, ma ei tea, mingi The Movie Theater Job Experience on näiteks, siis see on õudukate sari. Kõlab lahedalt. Veel küsimusi?
tundub, et mitte, siis ma küsin ise, et mis sa võtad sellelt mängujamilt nüüd kaasa? Ma õppisin, kuidas ühte cutscene plugin'i kasutada ja kuidas päriselt mängu teha. Varem ma olen teinud nagu väikseid asju, aga mängu päriselt mitte. Kas sa tuled ka järgmine kord? Jah. Väga hea, see on lubadus. Siis ma tahan sind järgmine kord siin näha ja siis teed, vaatame, kas ise valid, kas Robloxis või Godos, vahet ei ole. Ei pea Godo peale minema, võid ka Robloxi oskusi veel arendada, see on ka tähtis tänapäeval. Nagu tead, siis noored kõik mängivad Robloxi. Kõik lapsed, keda ma näen, Roblox on see põhiteema, nii et väga hea, et keegi ka sinna mänge teeb. Rohkem küsimusi ei ole, siis suur kummardus sulle, aitäh, et tulid, aitäh, et tegid. Nii noorelt, nagu näed, siis kõik on juba, me siin kõik juba hakkame vanaks jääma varsti. Hea, et ka noored teevad midagi ägedat. Aitäh, suur aplaus talle. No vaat, see oli kõige suurem aplaus üldse täna. Tegi ära kõigile juba. Aga liigume siis edasi, paneme selle Robloxi eest ära. Väga põnev ikka näha, et igasuguste asjadega saab mänge teha. Järgmine tiim kannab nime Sillaotsa kool mänguga The Waters of Lake Peipsi. Palume lavale koos suure aplausiga. Nii, meie mängu põhimõte on siis see, et sa oled allveelaevas. Your mission is to gather intel about the Soviets. Sa oled allveelaevas ja sa pead vältima miine. Sa saad kasutada neid seda periskoopi ja siis sonarit. Sonar näitab ainult kaugemaid miine, ehk siis sa pead sonari pealt oma teekonna nagu planeerima ja siis selle periskoobiga sa näed otse allveelaevast välja ja näed lähedal olevaid asju, ehk siis kuna reageerida, kuna täpselt miinidest mööduda ja sellist värki. Meil on kogu tiim koosneb Tartu Kunstikooli 3D õpilastest, nii et me otsustasime siis teha ka niisuguse hästi 3D-le mängu, mis on 3D-s on põhiline fookus. Mina programmeerisin see, mida ma olen üsna vähe teinud, see on mu teine game jam, kus ma üritan programmeerida ja üldiselt kõik töötab, aga menüüdega on probleeme veel ja ka osad teised nagu paar 3D mudelit ja helifailid ka osad ei jõudnud mängu sisse panna, aga jah. Mulle isiklikult väga meeldis. Ma sain teha päris palju erinevaid asju. Õppisin tekstuurimist juurde, 3D modelleerimist. Väga hea on, kui on juhendaja kõrval. Samuel programmeeris, aga muidu ta on väga osav 3D-s ja on kohe võimalik pöörduda juurde ja abi küsida. Samuti sain tegeleda muusikaga ja mis ma veel tegin? Midagi oli veel. Tegin üleüldiselt nagu polishimine pigem. Yeah. Mina olin siis tiimi kunstnik, kes praegu näha on see periskoopi view. Sain ka teha mõned tekstuurid, näiteks, et on see sonar ja periskoop, siis on see seesama võidu PNG seal samas ja see tüüp, kes ütleb sulle, et congratulations, võitsid ja ütleb sulle, et kuidas mängu teha. Et ma tegin kõik need 2Ds. Et mulle ka päris meeldis tegelikult, et kui aus olla, mulle ei ole tekstuurimine väga meeldinud, sest ma ei saa sellest koolis aru, aga siin ma nagu koos tiimiga ja Samuel aitas ka, et siis läks natuke lihtsamaks, meeldib natuke rohkem.
Nii, ma tegelesin peamiselt heliga, ma tegin selle nagu ambientsi, mis seal taga on kuulda ning seal intros ka ma voice actisin selle kapteni. See oli, mul kahjuks oli see nädalavahetusel tegemist, nii et ma sain ainult mingi 20% kohal olla, nii et ma on väga hea meel, et ma sain ikkagi kuidagi osaleda, isegi kui ma väga palju ei saanud panustada lõppkokkuvõttes. Ma tegin tekstuure. Ma tegin siis peamiselt need 3D mudelid, nagu see keskkond seal on põhiliselt minu tehtud. Veits nõme oli see, et nagu see kõige viimasem versioon ei jõudnud mängu, kui nagu näha korraks seal Samuel. Et nagu mõned paneelid on täiesti tühjad seal veel. Et tegelikult lõpuks jäid valmis, aga lihtsalt aeg jäi väheks, ei saanud mängu pandud. Ja õppisin seda tekstuurimist, kõige nõmem see, et ma tegin mingi 6 tundi järjest tekstuurisin lihtsalt ja lihtsalt kõik kadus ära lihtsalt laksuga, oli läinud kõik. Et sellest õppisin, et kindlasti peab seivima pidevalt asju, kõik tekstuure ja asju, et ei saa niimoodi lihtsalt minna. Aga muidu väga tore tiim ja väga tore oli seda mängu teha. Kellelgi küsimusi on? Mul oli tegelikult 2 küsimust. Esimene küsimus, kui ma seda mängu mängisin, või õigemini vaatasin, kuidas minu tiimikaaslane mängis seda, sest ma ei saanud üldse tõmmata midagi, kuna ma kasutasin tema varuläpakat ja Game Jamis. Igastahes, mul oli esimene küsimus on see, kas see oli mingil moel inspireeritud David Sismaki mängust Iron Long? Ta näeb väga sarnane välja, aga pigem mitte. Stiil on üleüldiselt hästi paljudel indie-mängudel on pikseleided tekstuurid ja low-poly mudelid ja see on Game Jami jaoks väga sobilik, nii et pigem üleüldiselt indie-mängudest oli inspireeritud stiil. Arusaadav. Ja siis mu teine küsimus oli see, et kes voice actis selle alguse? Martin, nagu öeldi. Ma arvan, et üks nagu selle mängu juba võlu on see ka nagu absoluutselt kõik on tehtud nagu meie poolt ja nagu selle Game Jami aega. Kõik need helid, sound efektid, absoluutselt kõik on nagu meie poolt tehtud, et ei võtnud midagi Google'ist või ükskord mujalt. No muusika ja see peamiselt siis on meie poolt kõik. Hello, Captain. Kuidas ja milles te tegite tekstuure? Me kasutasime Blenderit. Blenderis Samuelil on internetis õpetus, kuidas teha mudelid, tekstuurid ja kuidas eksportida. See on ainult meile, aga see on olemas. Ja tänu sellele, kui see kiirelt läbi vaadata, siis me saime kiire tutvustuse, kuidas tekstuurida sellises stiilis ja me kasutasime art tableteid põhimõtteliselt, et värvida need tekstuurid. Ma annan nüüd sinu kätte mikrofoni. Anna siis. Tundub, et rohkem küsijaid ei ole. Mida võtate kaasa sellelt Jamilt? Ei tohi magada kuusnurksetest lubades. Ei tohi. Ei ongi see, et tekstuuri peaks seivida ja teha pidevalt backup absoluutselt kõigest. Ma võtan kaasa mängu. Et kõik tuleb seivida ja 2 korda üle vaadata. Pidin tegema sprite'id tegelaseks 2 korda, sest ma ei vaatanud üle. Ära sea tegevusi Game Jamiga samal päeval. Magage piisavalt, palun. Äkki see kindlaks. Ma piilen. Ühesõnaga, magamine on oluline. Aitäh teile. Suur aplaus neile. Aga ärge veel palun magama jääge, sellepärast et liigume edasi järgmise tiimiga, sulle, Kooki, Moosiga, mänguga Last Light. Kas mul on õige info, et te olete online'is võrgupõhiselt? Ma panen kohe teid kõvemaks, ma natukene keerasin heli maha. Üks hetk, nii.
kas ma kuulen kedagi? Kas mina ainukesena ei kuule kedagi ja ei näe kedagi? Discordi peaksime kuulma, kui nad midagi sealt räägivad. Vaatame. Kas keegi räägib midagi või mitte? Ma ei saa aru. Tundub, et mitte lähme praegu siis edasi. Kui tiim tunneb, et nad tahaksid ikkagi esineda, siis kirjutage palun mulle Discordi. Ja võtame ette järgmise tiimi, keda ma tean, et ka ei ole. Keegi häält ei tee. Siis võtame tüse kartuli ette mänguga Ajurünnak. Palume lavale. Hallo. Meie mäng on siis nanobot, mängid nanobotina ajus. Eesmärk on hävitada ajukasvajaid ja mikroplastikuid vältida. Plaan oli aju teha, aga lõpuks saime aru, et see pigem näeb välja nagu soolestik. Ma tõesti oskasin mitte midagi teile rääkida. Mäng kaisandusse kokku pandud. Game Jam. Magage palun. Küsimusi? Isegi 6 tundi. Väga hea nüüd olla. Aha. Mõtlen, teema oli sügavused ja kuidas tulleks see mõte inimaju peale, et minna sinna sisse? Sest et see on nagu depths of your brain, aju sisse sügavamale minna. Ja muidugi see ka, et need mikroplastikud on nagu, mingi uudis oli, et inimeste aju on mikroplastikuid täis. Nii et see on siuke huvitav kontsept. Mis on selle toreda tegelase nimi, kes seal tahab aju sügavamale imbuda? Tal ei ole nime, ta on lihtsalt väike nanobot. Mina disainis. Selge. Veel küsimusi? Kas te peale selle ka midagi õppisite, et magada tuleb? Peale selle tähelepaneku? Ikka õppisime väga, me oleme kõik täitsa uued sellele või väga vähe tegelenud sellega, et põhimõtteliselt kõik õppisime. Ja kuidas siis tundus, et kas oli pigem positiivne kogemus, tuleksite uuesti järgmine kord või positiivne, jah? Pigem positiivne? Ja, kindlasti järgmine kord jälle, jah. Pitsa oli mu lemmik osa, aga... Sa pole ainukene. Aga väga tore tiim oli, väga toredad inimesed ja kindlasti järgmine kord jälle. Teised ka nii arvavad, jah? Väga hea, siis on siin pool ka niimoodi, jah? Ikka veel, õige, sest muu nii õpimegi. Mis oli kõige raskem osa selle jammi juures?
ja teil oli Unity, okei. Ja siis kuidagi mitte miski ei töötanud, mistõttu noh, Peeter pidi siis kõik uuesti alguses tegema. Et jah, ma ei tea, animatsioonid Unitis on suht võimatud, eriti 3D-s. Harjumise asi, eks ole, ja tuleb õppida ja siis lõpuks hakkab minema, aga ma saan aru, täiesti tubli töö teie poolt, kui te veel nii algajad olete, siis väga hästi tehtud tegelikult. Te saite ikkagi, ei ole midagi. See, et sa oled juba mitu džämmi siin võitnud, see ongi väga hea, et sa said poistele tüdrukule anda kogemusi oma eelmistest džämmidest, sest ma tean, et sa oled siin varem käinud, varem võitnud ka. Kahjuks, õnneks. Aga ikkagi väga tubli töö, et te saite selle valmis, et te jätnud seda kuhugi nurka, ei olnud alla. Väga lihtne on alla anda, aga te tegite selle lõpuni ja see ongi kõige tähtsam asi siin džämmi juures. Ja järgmine kord paremini, kas siin džämmil, meie džämmil loodetavasti või siis kuskil mujal, võimalusi on nii palju ja ainult tegutsege ja õppige ja saate asjaga paremaks. Ja küll need animatsioonid ka küll nad kunagi ära lahenevad teil. Natukene veel. Kas on veel küsimusi teil? Jaa, tulen kohe. Et mis sellega juhtus, et see mäng 3D on? Kas ei oleks lihtsamalt 2D teha? Nagu stiil on sobilik väga 2D versioonile? No, selles mõttes meil on 4 3D nagu õpilast ja siis see tundus nagu kõige mõistlikum asi, mida teha kunsti poolest. Jah, asjad läksid toredalt katki. Kas on veel küsimusi? Tundub, et mitte. Suur aitäh teile, suur kummardus teile ja suur aplaus. Aitäh. Paneme selle ajurinnaku siit eest ära. Ja kui ma nüüd ei eksi, siis tiim Vibe Gamers tuleb oma mänguga Deep Jump. Discordis. Kas on kuulda? Jaa, kuuleme midagi, panen teid kohe kõvemaks, üks hetk. Super. Nii, kas... Ekraaniga, siis vaatan, kas on näha ekraaniga. Jaa, üks hetk, kohe võtan selle Discordis ja ette. Hopsti. Oh. Nii. Ja me näeme pilti ka. On näha ilusti, super. Ma ei tea, Filipp, alustada. No tere ka minu poolt, et tegime sellise platvormeri 3Ds ja meie mänguvõlu oleks siis see, et tegime multiplayeris, tõsime 3JS mängu engine ja jah, oskar võib juurde rääkida. Jah, et no põhimõtteliselt kõik, kes tahavad proovida, saate liituda, kes ei ole veel enne proovinud, saate liituda selle Urli kaudu. See on, nagu Filipp ütles, siis see on multiplayer mäng, kenasti live chatiga, töötab ka, saad kõike kirjutada. Niisugune hästi lihtne mäng. Põhiline eesmärk on siis alla maa peale jõuda võimaliku kiire ajaga ja võimaliku paljude artefaktide kogumisega. Ja point on see, et sa ei tohi üle kahe selle platvormi vahel jätta, muidu lihtsalt tuled ära. Ja siis iga kord
kui alla jõuad või surma saad, siis respawnid ja kogud lihtsalt skoori ja põhimõtteliselt saad niisugune ajaveetmismäng. Lihtne, saad sõpradega. Ja meie põhiline point oligi see, et midagi ei pea alla laadima, kuskile midagi ei pea sisse logima, lihtsalt lähed veebilehele, kirjutad oma nime ja saad highscore'i teha ja vaibida nii-öelda. Panime ka andmebaasi taha Supabase'is, kus siis hoiame neid skoore, siis parimaid skoore ja neid kuvame siis refreshimisel. Siin paned nime ja veits läheb. Siin, igatahes ta peaks siia kuvama. Hetkel ei kuva miski pärast, aga enne töötas, aga jah. Ehk siis, jah. Jah, see oli mäng. Küsimusi saalis? Jah, kohe. Minu küsimus oleks selline, et kas nagu ei saanud panna nendele tegelastele, mis iganes need on, värvivalikud ka külge, et ei oleks nõnda moodi, et sinu tegelane on sinine ja kõik teised tegelased on oranžid? Kindlasti oleks saanud väga palju lisafunktsioone siia panna, aga lihtsalt oligi, kuna tegime kahekesi, oli ka ajapiirang peal, siis kõike kindlalt ei jõudnud, et algus oli üldse visioon sellest mängust hoopis teine ja siis see muutus poole tegemise pealt. Ehk siis jah, selline lugu. Mis mootoris mäng on tehtud? 3JS-is. Puhas JavaScript. Jah. Ehk siis see ei ole mängumootor, vaid see on raamistik veebile. Just. Mis kõige rohkem aega võttis selle mängu tegemisel? No ma ütleks, et see WebSocketite konfiguratsioon, et see multiplayer oleks. Jah, et sellel on nagu eraldi veel hostimine, siis seal on nagu need ühendused, et see võttis umbes sinna pool päeva. Kas on veel küsimusi saalis? Tundub, et mitte. Minu kommentaar teile on see, et väga äge, et ka tegite midagi teistmoodi, kui meil siin tavaliselt tehakse Unity, Godot, Unrealiga ja võtsite ette hoopiski madala tasemega raamistiku. Küsiks seda, et kas te plaanite ka edasi tegeleda selle projektiga? Kui viitsimist on ja aega ka kuskilt leiab, siis kindlasti võiks teha. Siin annab kindlasti väga palju juurde teha. Ei no selles mõttes me mõtlesime, et üldse nagu suht palju viimasel ajal on selliseid projekte tehtud. Ma olen Twitteris näinud ja siis need on nagu monetise'itud, et mingi reklaame pandud ja et lihtsalt ongi see põhimõtteliselt see, et inimesed tulevad ja siis ettevõtted maksavadki, et sinna näiteks mingi reklaamisilt panna. Et see idee oli veits võib-olla inspireeritud sellest ka, et teha selline multiplayer / non-login selline lahendus. Ühesõnaga, teie skoop on siin väga suur ja lähete juba globaalselt igale poole ühesõnaga, jah. Võib-olla mitte päris seda, et see on selline proovikivi lihtsalt. Ja arusaadav. Väga tore, väga uhke. Müts maha teie ees, et tegite midagi sellist ägedat, teistsugust. Aitäh. Tundub, et meil rohkem küsimusi ei ole. Me teeme teile ühe suure aplausi. Kui teie ei kuulnud, siis pole hullu, terve Tartu kuulis. Aga aitäh teile ja kui ma nüüd ei eksi, siis
rohkem tiime ei ole. Tahab keegi midagi veel öelda? On kedagi, kelle ma jätsin vahele või kes on nüüd kohale ilmunud? Tundub, et mitte. Ja saitegi hakkama, tegite oma mängud valmis vähem kui 48 tunniga. Kuidas tunne on? No peaaegu. Aitäh, tuutorid, Marek, Karl, Erik, Jaanus, Ats. Aitäh, et tulite, aitäh, et aitasite meie osalejaid oma teadmistega, andsite oma energiat sellesse üritusele. Aitäh, Pitsakiosk. Ja enne oleks ka pidanud aplaus olema. Aga aitäh, Pitsakiosk, et ikka suudad veel meie näljaseid osalejaid teenindada hästi. Aitäh teile, et tulite siia. Aitäh, et andsite endast kõik, et ei läinud ära, sest ma tean isiklikust kogemusest, et see on päris raske, mis te siin teete. Ja eriti see asi, mis te siin teete, mänguarendus, see on raske juba siis, kui sul on aega 1 kuu, 2 kuud, 3 kuud, aasta aega. Veel raskem on siis, kui sul on vähem kui 48 tundi aega. Nii et suur aplaus teile endile. Suurem aplaus. Ja kui te olete veel huvitatud, kui te nüüd välja puhkate, kes veel ei ole tulnud, siis meil Tartu Ülikoolis, Arvutiteaduse Instituudis, arvutigraafika ja virtuaalreaalsusel labor korraldab neid üritusi veel ja veel ja korraldab ka ägedaid ja väga harivaid ja oskusi andvaid õppeaineid mänguarenduse kohta. Saate õppida arvutigraafikat, saate õppida mängumootoreid, erinevaid Unity, Godot, mida te täna siin nägite ja nägite ka Robloxi me kahjuks ei õpeta, aga võib-olla tulevikus on ka selle teemalisi asju. Peate ise tulema kohale ja siis meid suunama sinna poole. Saate õppida arvutimängude ajalugu, saate õppida virtuaalreaalsust. Kahjuks neid mänge me veel läinud siin Jamil pole, aga võib-olla kunagi näeme. Kõike seda saate teha meie Deltas, arvutigraafika virtuaalreaalsuse labori inimesed, õppejõud aitavad teid, et teil oleks see mänguarenduse õppekogemus maailma tasemel. Ja nagu näete, siis need üritused ja oletegi nii rõõmsalt siin täna, nagu neil piltidel inimesed on. Loodame, et see on ka edaspidi ja loodame, et kohtume ka siis tulevikus paljudega teist. Ja ega vist midagi muud polegi. Aitäh, et tulite. Kas tahate nüüd ära minna? Või on veel midagi? Kes võitis? Oho, see oli hea küsimus. Selle jaoks, teate, ma pean tegema ühe lükke ja mul läheb natuke aega, andke mulle aega, mina ei teagi veel täpselt nii väga ja ma pean oma targa arvuti käest küsima, see on selline, jah, õige, võitsite kõik, tegite mängud valmis, aga jah, tuli meelde, et tõesti me jagame ka natukene ju auhindusid välja. Aga no andke siis mulle hetk aega, võtan oma targad andmebaasid lahti. Vaatame, kas tuleb midagi. Mis te arvate ise, kes võitis? Kas on arvamusi? Ma ei kuule mitte midagi. Aga kes võitis? Jaa, võitis.
rohkem energiajooke. Aga vaatame siis, kes võitis. Tulemused on siis sellised, et kolmas koht sai 2,978 punkti, teine koht 3,032 punkti ja esimene koht 3,077 punkti. Nii et väga-väga lähestikune on see võiduarv. Trummipõrinad, palun. Kolmas koht on Epic Jammers mänguga Mafushi. Palume lavale. Ma pean nüüd, kas on vale, ühesõnaga palju õnne sulle. Ma teen sulle uue. Kohe laivis teen, ära seda sinna näita. Ühesõnaga, anna mulle meelega sulle. Me peame ikka korralikult tegema seda asju, ära veel pilti tee. Anna mulle see. Kohe ära, me ei saa niimoodi siin jätta. Näete, meil ka juhtuvad juba bugid. Otse laivis. See ei ole feature. Nii. Suur aplaus neile. Ja nad võitsid 50 € eest kinkekaardi, et osta endale tehnikat natukene või midagi muud ägedat. Aitäh teile. Kas tahate veel midagi teada? Mis te siis teada tahate? Kes 4. koha sai? Ma ei tea. Pärast näete, pärast me avalikustame kõik tulemused. Aga tahaks seda trummipõrinat, jah, väga hästi. Teine koht saab endale midagi 100 € eest osta. Ka kinkekaart. Ja trummipõrin, palun, ma ei kuule mitte midagi. Sillaotsa kool, The Waters of Lake Peipsi. Palume lavale, aplaus. Samuel, palju õnne. Rasmus, ma juba tean, palju õnne. Aitäh. Väga hästi tehtud. Palun teeme ilusa pildi siis teist. Suur aplaus neile.
tahate veel midagi teada? Kes esimene on? Ma ei reeda mitte midagi ette. Ma tahan lihtsalt seda öelda, et te kõik olete esimesed, nii nagu siit alt öeldi juba. Te tegite oma mängud valmis ja tõesti suur kummardus teile. Eriti kõige nooremale. Suur kummardus, et sa julgesid siia tulla, teha, esineda nii ilusasti, kenasti. See on eeskujuks meile kõigile, nii et teeme suure aplausiga meile kõige nooremale kõigepealt. Ja siis iseendale veel. Ja teeme siis ühe suure trummipõrina. Valjemini, 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 valjemini. Veel valjemini. Selle karika saab keegi teist. Veel valjemini. Ja Tartu Ülikooli mängujam 2025 võitja on Eestimais mängukaits Notet. Palume lavale. Tehke neile veel suur aplaus. Nad saavad endale midagi 300 euro eest lubada. Saavad kinkekaardi. Aitäh teile. Tegelikult teeme nii, olge veel siin, ärge minge kuhugi ära. Ja teeme nüüd nii, et kõik tulevad püsti. Kõik tulevad püsti ja kõik tulevad siia alla, lavale. Ma luban, rohkem me tiime ei moodusta. Tulge kõik siia lavale, üritame kõik siia ära mahutada. Ma tean, et siin on ruumi vähe, ma võtan selle laua ka siit eest. Minge julgelt siia ette poole natukene. Ärge siia päris taha jääge. Tulge ette poole, ärge siia selle telta sildi taha jääge. Ette poole, kui ma võin. Oi, vabandust. Tulge kõik see ette julgelt. Teie ka, palun, tulge ette. Nii, väga hea, oi, teid on palju, teid on väga palju ja ma tean, et teid on veel rohkemgi kodudes. Nii, kuidas meie fotograaf arvab, mis peaks muutma? Kõige kihvtim poos, mida te suudate välja mõelda. No nii, läheb nüüd hernesupp, mängujam. Ja veel rõõmsamalt. Ja veel rõõmsamalt. Te saate nüüd magada. Palju õnne teile kõigile, aitäh, et te tulite. Väga meeldiv oli teiega koostööd teha, väga meeldiv oli teid vaadata, kuidas te tööd tegite. Te olite väga professionaalsed. Te saite väga hästi hakkama nende asjadega. Aitäh kõigile, kes vaatavad meid võrgupõhiselt. Aitäh kõigile, kes on Discordis juba kodudes. Aitäh teile. Loodame, et teil kõigil oli põnev. Ja järgmise korrani. Aitäh!